Mesilaspere muutub tarus aktiivsemaks juba veebruari lõpul, märtsi algul. Mesilasema hakkab munema, kobaras tõuseb temperatuur ja pere hakkab rohkem sööta tarvitama. Märtsis teevad pered puhastuslennu ja talvitunud mesilaste põlvkond hakkab vahetuma uue vastu. Ka mesinikul algab kevadel kiire. Korpustarude põhju saab tavaliselt vahetada märtsi lõpus. 10–12 kraadise ilmaga saab teha kevadise perede ülevaatuse. Eestis enam levinud raamimõõdud on Farrar, Langsrot ja Eesti taruraam. Kui mesinik pole varem jõudnud, on märtsis-aprillis viimane aeg teha ettevalmistusi hooajaks. Sügisel pestud ja desotud raamide traadid tuleb kõigepealt pingutada. Traat peab olema pingul, et vahaleht püsiks raamis stabiilne. Suuremas mesilas võiks eelistada roostevabast materjalist traadipingutajat, mille rullikutesse ei kulu aja jooksul traatidest tsooni sisse. Väiksemas mesilas saab töö tehtud ka odavama pehmest metallist pingutajaga. Paiguta raamid nii, et liistul olevad naelad jääksid ülespoole. Kontrolli, kas ülaliistu soon on pärast raamide deso puhastunud. Kui pole, kraabi puhtaks. Muidu ei jää vahaleht ühtlaselt. Pane kärjepõhja servsoone sisse ja lase põhitraatide peale. Nüüd kasutad rafot. Selle elektrivool soendab traate, need sulatavad vahalehe ja leht vajub traadi külge. Seda on lihtsam teha, kui vahaleht ei ole liiga õhuke. Mida õhem vahaleht, seda ettevaatlikum peab olema, et traadid vahalehte katki ei lõikaks. Aita käega kaasa, et vahaleht sulaks ühtlaselt traatidele. Kärjestatud raamid tõsta korpustesse, nii on neid laiendamise ajal lihtne võtta. Korpustarude põhjad võib vahetada juba märtsi lõpus, sõltuvalt ilmast. Võrkpõhjaga korpustarul katta varakevadel võrk. Nii on mesilasperel lihtsam haudmetegevuse alguses tarus sooja hoida. Kasutada võid näiteks papitükki. Tõsta talvitunud korpused uuele puhtale põhjale. Ilma võrkpõhjata, niinimetatud sooja põhjaga tarul, tõsta talvitunud perega korpused lihtsalt puhtale põhjale. Langetis pühi ja kaabi kogumiskasti. Selleks sobib hästi ehituspoest ostetud segukast. Langetis põleta hiljem, et vältida haiguste levikut. Põhjade vahetuse ajal hinda ka sööda tagavara hulka peres. Indikaatoriks on taru kaal. Varakevadel peaks sööta olema vähemalt 10 kilo. Kui taru on oluliselt kergem, anna lisasööta. Lõika kandipakk keskelt lahti, pööra lõikekohast kile servad tagasi, et mesilased pääseksid kandile ligi. Aseta lahti lõigatud pakk raamide peale, avapusega alla poole. Kandi peale pane kile, muidu võivad mesilased raamipealsed kärgi täis ehitada ja neid peab hiljem eemaldama. Kile peale pane tarukrae, et katus ei jääks kandipaki peale kiikuma. Krae peale aseta isolatsiooniplaadid ja kõige peale katus. Hea nipp on hoida katuse all ka emalahutusvõret, et seda ei peaks laos hoidma ja oleks lihtne vajadusel kasutusele võtta. Katuse peale pane kivi, et tuul katust ära ei lennutaks. Teelistega katusel võib teha oma süsteemi. Näiteks nii, et lapiti olev teelis tähendab, et perega on kõik korras, püsti olev tellis, et pere on hukkunud ja kärjed tuleb sulatusse viia, ning küllili olev tellis on aga märk sellest, et peres on probleem ja seda tuleb järgmisel korral aidata. Kindlasti täida ka mesilapäevikut. Kõik ei jää meelde. Pane plastämbrisse 75 grammi kristallilist hoblikhapet. Keeda 1 liiter vett ja kaalu välja 1 kilogramm suhkrut. Lisa suhkur veele. Sega, kuni suhkur lahustub. Lisa oblikhape. Sega. Saadud lahusest piisab umbes 50 pere profülaktiliseks raviks. Oblikhappe ja suhkru vesilahust on mugav doseerida süstlaga. Kalla valmis segu anumasse. Lisa vooliku otsa raskus, et voolik püsiks anuma põhjas. Pane süstal korgi külge. Lahus on nüüd valmis kasutamiseks. Eemalda taru katus ja kile. Arvesta iga mesilastega kaetud kärjetänava kohta 4–5 milliliitrit lahust. Tilguta lahus raamide vahedesse. Tegutse kiiresti, pikka aega avatud taru võib mesilasperet liigselt jahutada.
Varakevadise tõrje võib teha ka B-Vital Hive Cleaniga. Ka selle toimeaine on oblikhappe. Tilguta 4-5 millilitrit B-Vital Hive Cleani igasse mesilastega kaetud kärjetänavasse, korda 3 korda iga 6 päeva tagant. Õigeaegne perede ülevaatus, vajadusel lisasööda andmine ja varroalestade tõrje aitab mesilasperel suveks kasvada tugevaks ja elujõuliseks. Ära jää kevadel mesilasse hiljaks.